Nii, ahoi, head algavat aastavahetust. Aastavahetusel võiks käia nagu üks kõva kõmakas, on ju. See oli väike paugukas, mis ma siin praegu õhku lasin. Ma teen see aasta kogu aastavahetuse seltskonnale, kellega mina nagu aastavahetust mööda saadan. Ma teen sellised, need on nagu sellised üllatuspakid. Ma olen siia sisse pannud igale ühele sellise sedelikese nagu sellise vanasõnaga. See ongi huvitav, kellele milline vanasõna või siuke mõttetera satub. Igas ühes on sees ka sädelust, komme ja igaühele mingi kivikene, mis on siuke huvitav. Selle sama pauguka, mis ma praegu siin õhku lasin, olen ma pannud niimoodi mõlemast otsast nööriga kinni ja siia keskele, et kui sa tõmbad niimoodi naksti lahti, siis käib plaks ja kõik see uus aasta nagu voolab siit, uus aasta üllatus voolab siit nagu välja. Ma teen ühega proovi. Ma ei ole proovinud, kas see nüüd, kui siin sees see plaks käib, kas siin läheb midagi põlema või ei lähe. Nüüd me teeme selle katse. Siia sisse ma sedelit ei pannud, muidu on kõik samamoodi. Kui see toimib, siis ma näitan sulle, kuidas sa ise saad ka teha. Seda nagu Eestis ei harrastata, aga välismaal on nagu hästi palju igasuguseid tutoriale, kuidas sellist üllatusplaksu teha. Neid isegi müüakse nagu, aga neid saab ise ka teha. Nii et siis ma näitan sulle, aga teeme selle proovi ära. Jumalast toimis ju täiega, seda glitterit on siin sees ja ossa raks. Ma võin palju vähem glitterit panna. Ja näe, siit tuli välja komm, siit tuli välja 2 sellist kaunistuskivi. Täiega kõva kõmakas käis. Mega lahe. Okei, tavaika, ma näitan, kuidas seda teha. Vägev. Sul läheb vaja vetsu neid sisemisi rulle. Ma olen lõiganud välja sellise paberi. See on ju täiesti kuivanud, eks väga lahe tõesti, eri chill. Rullin ta kinni ja nüüd liimin selle otsa ka kinni. Niimoodi, oi kui tore. Nüüd on pauguka tegemise kord. Kunagi müüdi selliseid paugukaid, mis olid niimoodi paugukas ja mõlema otsast tuli nöör. Niimoodi, et kui sa tõmbasid, siis käis plaks. Nüüd, kui ma nüüd küsisin, siis öeldi, et need on keelatud, neid enam ei müüda. Nüüd me teeme neid ise. See on ikka nii, et midagi keelatakse, siis leiab ikka viisi. Aga nagu ma olen seda mitu korda proovinud. Ma olen ju veel lasknud nendega mängida. Isegi kui ma praegu selle välja, ta käidiselt nagu siuke plaks, ega seal ei tule nagu otseselt mingit sädet. See on nagu natuke ülepaisutatud ka. On 2 sorti neid paugukaid. Ühed on need mingid paukerned, nendega ei ole midagi teha. Aga selle nimi on pätipaugud. See on täpselt sellise suurusega või täpselt sellise kujuga, et siin keskel käib nagu pauk. Kui sa liimi nüüd siia 2 otsa nöörid ja tõmbad, siis kuidagi millegi tõttu see plastik, mis siin on, teeb mingi siukse värgi, et see plaks käib ära. Kui meil on see paugukas tehtud, siis võtan ma selle rulli ja panen siit ta nagu läbi. Nüüd on see paugukas siin keskel. Nüüd ma võtan sellist paela, mis on hästi vastupidav ja mis tõmbaks selle nagu otsad tugevasti kinni, sest et ma pean otsad kinni tugevasti tõmbama. Ma panen sinna sisse seda glitterit, seda sädeluspuru. See on päris peenike ja ta tuleb nagu nendest väikestest pragudest muidu välja, kui ma teda kõvasti ei tõmba. Ma teen ta 2 eri paelaga, siis on nagu ilusam. Mulle see kuldne sinine kombo meeldib. See on nagu siuke stiili küsimus rohkem nagu. Panen ühe toru siia otsa, siis ma saan teda nagu hoida kinni ja nüüd ma võrnat pööran. Siis tuleb selline hea koht. Võtan nüüd need stiilsed paelad siit otsast ma lõikan lahti. Selle lisaasja lõikan ära ja ma tegelikult teibin selle, mis seda pauguokat hoiab, teibin siia siseküljele, sest siis ma tean, et kui inimene krääbib sellest, siis ta kindlalt tõmbab selle kaasa. Nii. Nüüd ma panen siukest glitterit siia sisse, vaata seda õhki. Oi, saab järse. Siis sa võid igasuguseid pallikesi siia panna, mingeid üllatusi. Mina panen veel 2 sellist kommikest. Siis ma olen teistesse pannud igasugu kivikesi ja pärleid. Ma mõtlen, et äkki ma panen siia sihukese musta. Nii,
Ja siis ma olen kõikidele pannud sisse sellised mõtteterad sedelikesed. Näiteks selline: elu on nagu jalgrattasõit, tasakaalu hoidmiseks tuleb edasi liikuda. Albert Einstein: armastus tuleb pimedana, läheb nägijana. Kes vaene on ja rahul, on rikas küllalt. William Shakespeare: minu õde kirjutas sellise asja. Sõpru peab hoidma. Rumal mõtleb ennast targaks, aga tark teab, et on rumal. No vot, paneme selle tarkuse värgi. Praegu mulle tundus nagu, et see nagu jäi helisema kohe. Ma tegin need ääred ka niimoodi ilusti. Neid saab nende nagu auguraudadega teha. Need, mis on seda sorti. Keeran selle rulli ja panen lipsu peale. See on nii romantiline. Mõtle, kui sa saad sellise uue aasta alguseks kohe. Topime selle siia sisse. Ja natukene, eks ju, pööran. Nii. Lõikame jälle selle süütenööri lühemaks seina külge, et ta kindlasti läheks lahti. Nüüd, kui ma hakkasin juba stiili peale mõtlema, siis see punane ju stiililiselt ei sobi siia üldse. Kuradi sederaisk. Ikka see tahab siit välja pungida. Siis võib juba stiililiselt ka mõelda, nagu, et mis värvi need paberid on. Aga ma lihtsalt teen praegu ülejääkidest. Ma teen nüüd selliseid täiesti palju. Ma teen varuga, et iga üks peol saaks nagu selle ära teha. Minu arust see on nii huvitav. See on nii tore. Isegi Sam Smithil ma nägin, ma jälgin teda Instagramis. Tal oli ka Christmas see dinner. Jõuluõhtul oli tal ka kõik ilusti kaetud ja seal oli tal ka see sama mingi party poppers on vist need nagu inglis keeles. Et see ei ole ainult mingi Ameerika teema, seda tehakse ka mujal, kui siin on nii Ameerika on nii vastu. Jälgi mind ka Instas ja jälgi mind ka minu tegemisi, sest et it's good for you. Head algavat uut aastat. Tšauki!